Stuudios on 2 saatejuhti ja naissaatejuht. See tähendab ainult üht. Te kuulate saadet Kanakott Raadio 2. Siin olen mina, Mattias Naan. Ja mina, Kristjan Oden. Ja mina olen Kadri-Maria Mitt. Tere tulemast kuulama Kanakotti. Kanakotti. Stuudios on Mattias Naan, Kristjan Oden ja Kadri-Maria Mitt. Kanakott on see saade, mida te kuulate. Saade, mis on sama konkreetne ja selgepiiriline kui see käeviibe, mis sa tegid sellele pooltuttavale, kes sa ei ole kindel, et nägi sind või oota, kas on ikka temaga tegemist? See sa vaatad tagasi ka tavaliselt. Väga ebakonkreetne siis, jah. No kui sa nii tahad. Mis siis muidu teoksil semukesed? Ma võin kohe selle saate kroonikuna öelda, et meil on juba 3. saade. Natuke on isegi siuke nukrus tuleb hinge, sest et pärast seda ainult 10 saadet veel. Jah, peab ikka kohe vara muretsema hakkama juba varakult. Kurvaks muutuma. Jah. Aga kuidas siis, kas nädalaga võib rahule jääda? On midagi kasulikku tehtud või midagi ebavajalikku ära visatud või midagi? Mina hästi palju siukseid päevakajalisi teemasid panin kõrva taha ja panin kirja ja panin tähele, aga neid me siin ei puuduta. Vaat see ongi just selline nagu Kanakoti spetsiifiline omadus, et ei arutatakse päevakajalisi teemasid. No nii palju kui Kanakoti sealt suust sisse paistab, mis on... Ausalt öeldes üldse ei paista. Ja väga vähe. Kui siis väga vähe. Jah, mina hoidsin ka ennast terve poliitikaga kursis ja siis panin need teemad ka ilusti ära kõrvale, et ma nendega ei tegeleks ja... Just see, et me siin ei aruta asju, nagu teised saated võib-olla ei tähenda, et me ei teaks nendest asjadest. Me oleme ikkagi kõrgelt haritud. Mina õppisin 4. korrusel. Ma olin 1. Niivõrd kõrgel harisin või lasin ennast harida. Teate, ma olen alati öelnud, et üks asi on haridus, aga teine on haritus. Mis? Nii, teeme ões. Aga see võib jällegi olla see, et sa hääldad neid sõnu. Tegelikult ma ütlesin haridus 2 korda, 1 korra valesti. Aga mis see sõna on see võõrsõna nüüd? Erudiktsioon. Erutatud. Ei, et ma olen erudeeritud või? On nii saab öelda või? No sina ei saa, aga... Vaat see on, kui hakkad mingisuguseid uhkeid sõnu kasutama väga ebakindlalt või siis ütleme siis sama konkreetselt nagu Kanakoti saade on, et ma olen väga see eru, sina ei ole midagi eru, tead. Jääge siis kuulama meie ajaloo 3. Kanakotti. Vilelikud väljendid. Imelikud väljendid. Okei. Ütlesin nagu, et naljakas oleks. Ma kohe ei saanud nagu arugi, mis rubriiki sa mõtled. Imelikud väljendid, mis rikastavad eesti keelt, aga samas ajavad ka segadusse meid kõiki. Nikastavad keelt. Nikastavad keelt. Ja see on nii keeruline ja keeruline. Kas kellelgi on jäänud kõrva imelikke väljendeid? Ma alustan hoopis sellest, millest ma tahaks tegelikult väga ammu juba rääkida. Nii. Ma ei saa aru, miks ma siiani ei ole rääkinud. Kas see algab umbes sinu sünniaastast või kust maalt? Ma usun, et see ulatub kaugemale minevikku. Aga väljend või süke ütlus, et see ei ole ütlus, nagu sa ei leia seda kuskilt vanasõna raamatust, aga ütleme, kõik te olete seda ilmselt kuulnud. Lambaliha on siis hea, kui see on hästi tehtud. Kus sa seda lugesid, oota, või mis asja? Kui ma olen seda kuulnud ikka pisteliselt elu, sina ei ole kuulnud seda kunagi, tahad öelda või? Oden alati lõhub ära minu mingi teooriad ja illusioonid. Vabandust, ei ole kuulnud. Ma olen kuulnud ainult, et lambal on kasuka maitse. Lambalihal tähendab. Aga see on... Aga sina ei ole kuulnud. See on mingi toote mingi tagline. Ei, inimesed kuidagi sageli mainivad, et lambaliha on siis hea, kui see on hästi tehtud. Aga nagu sarkastiliselt? Ei, siiralt. Ei, ma fiilin.
aga kas nad mõtlevad nagu, et nagu well made, vaata. Need ei ole nii erudrudeeritud inimesed. Nagu naan ja nii kõrgelt haritud. Ma lihtsalt mõtlen jah, et mis on see, mis eristab seda toitu teistest, et... Hästi, jah. No tegelikult saaks iga asja kohta siis öelda. Ei no see läheb minu selle vanasõnaga veits kokku, et inimene teab seda, mida ta õpib. Jah. Aga miks just lamm? No ja samas ma saan sellest kavatsusest seal jah, nagu aru, aga see lause alati natuke on mulle vastukarva. Toit on hea siis, kui see on hästi tehtud. Vau. Jep. Ma tegin veidi eeltööd ka ja siis sain aru, et see võib olla ainult minu peas kinni mingisugune asi, nii et kohe kutsuge mind avalikult, kutsuge mulle verbaalne kiirabi, kui see on ainult minu peas, aga mul on jäänud mitu korda läbi elu kõrva väljend lõbus pesu. Ei ole kunagi nagu, et no ütleme, et on mingisugune siuke pitspesu. Nurjatu kuidagi või siuke. Pitspesu siuke poekene, butiigike. Ja siis müüakse nagu naisterahvastele, et kuidas oma meest nagu võib-olla veidi niimoodi siuksed söödavad või nagu siuke ja siis tuleb nagu, mis see sõna on nüüd, et tee oma mehele meeldiv õhtu sellega, et osta endale üks komplekt lõbusat pesu. Ma ei ole kunagi näinud. Aja oma mees naerma. Ja siis ma mõtlengi, mis sa teed. See on võib-olla niimoodi, et rinnahoidjate asemel on prillid ja pükste asemel on nina ja osta omale lõbus pesu, aja mees naerma. Mees on nagu see on Naked and Funny saade, silmad suureks. Lõug kukub ka lauale. Mina, kui sa ütlesid lõbus pesu, siis ma kujutasin ette mingit autopesu. Tegevust nagu. Küll on lõbus vahtu lüüa. Jah, vaata et jah, küll on lõbus vahtu lüüa. No aga auto. Aga auto siis, lähme edasi. Ja ma siis guugeldasin ja sellist asja ei tulnud kuskil. Enda arust ma olen näinud mitmeid bännereid, et tule võtta omale ligi üks lõbus pesu ja kingitus oma elukaaslasele jääb elu lõpuni meelde. Võib-olla ikkagi lõbus pesu on see teenus, mida see kauplus ühtlasi pakub tagaruumis. Meil on 2 proovikabiini, üks neist on lõbusa pesu jaoks. Ei tea, mina mõtlesin autoroolis neid väljendid, mida nagu ainult autoroolis võib-olla ütled. Ma ise vähemalt, ma neid halbu väljendeid, neid siin ei too välja, aga näiteks uju. Ei no uju. No seda mitte kuskil, ma ei tea, et vaata, kui mingi auto on hästi aeglaselt liigub sulle ees või et ta otsib mingit otsa või ei tea, kust maha keerata, ja siis sa muutud närviliseks taga ja siis ütled talle, ei no uju, et seda võib-olla ainult ma ei tea, ujumistreener kuidagi päris elus ütleb või... Pettunud ujumistreener. Uju. Kui sa nii tahad ujuda krooli. Aga suvel tegelikult võib-olla sa ütled küll, et emme, kas ma tohin veel ujuda ja siis ei no uju. Kui laps on seda umbes 15 korda küsinud, siis tuleb juba see hääletoon. Oden, mis sina arvad sellest minu pakkumisest, et inimesed, kes sõidavad linnas mootorrattaga, on ju, et neid ei tohiks kutsuda motomeesteks, vaid neid peaks hakkama edaspidi kutsuma vestluse lõpetajateks. Vahelisegajad. Jah, vahelisegajad, kurikuulsad vahelisegajad. Ma eeldan, et sa mõtled neid, kellel on väga valjud sumpsid. Ma olen näinud sinu sumpsi. Sinu sumpsi olen näinud 2 korda, 1 kord Nõmmel, teine kord kesklinnas. Nõmmel olid mul väga vaiksed sumpsid. Ühesõnaga, et see on kõigil kindlalt on juhtunud ka raadiokuulajaga teil mõlemal, et oled oma väga olulise inimesega tänava peal, räägid juttu ja siis täpselt kui kõige olulisem osa on tuleb juurde, siis mida? Oled juba põlvele laskunud siin. No proovigi vestelda, ma teen seda. Kaita, tead, ma pean sulle midagi ütlema. Mattias, ütle juba, mis sa tahtsid öelda? Okei, nii, ma tahtsin öelda. Tee nüüd, mul ei ole peas, mis ma ütlema pean sega vahele. Mattias, ma nii juba ootan. Mattias, mis sa tahtsid öelda?
jah, tüütu on küll, kui niimoodi keegi karjub kogu aeg su jutule vahele, et... Aga endal ei ole süümekaid, et sõidad aeglaselt kohalt ära? No ma üritan aeglaselt. Ja siis, et, aga ei tule välja. Ma üritan aeglaselt nagu nende inimeste lähedale jõuda selja taha ja siis vajutan gaasi põhja. Mõistan su muret küll, aga ei hooli sellest. Kanakott. Stuudios on Mattias Naan, Kristjan Oden ja Kadri-Maria Mitt. Kuidas on vesi mitmuses? Veed. Sa mõtled mitmus osastavat äkki või? Jah. Sama. Vesi. Pakuks. Veid. Meil on palju erinevaid vesi müügil. Veesid. Meil on palju erinevat vett. Aga nagu, et üks vesi, teine maitsevesi ja kolmas on... Tähendab, meil on üks vesi ja kõik nagu on ilma mullita tavaline kraanivesi praegu, teeme niimoodi, lähme edasi. Ei, vabandust. Ei, aga... Aga sulle ükski vastus ei kõlvanud praegu? No sellepärast, et minust ei ole ühtegi head vastust. Jah. Aga kas see üks mõttetera, mis mulle nüüd selle veega teemaga tuli meelde, mis ma kuskilt lugesin, oli see, et... Mesi. Kuidas palju erinevaid mesi? Mitmus osastab. Ei, see, et võite vastu vaielda, aga ma lugesin kuskilt, keegi väitis, et vesi ei ole märg, vaid märg on su keha, kui sa oled vees käinud. Et vesi ise ei ole märg. Ma nägin mingit videot, kuidas üks tüüp üritas mingile gängile teistele tüüpidele seletada ja nad nagu röökisid, et sa oled hulluks läinud peast. Aga jah, see point oli see, et kui sa paned käe vee sisse, siis sul käsi ei ole märg, sest sul on vesi on igal pool ümber. Just. Nii, ja kui sa nüüd võtad käe veest välja, siis on sul käsi märg, sest et seal on, ta on märg. Ma üritasin sellest nagu loogikast aru saada, aga lõpuks sa ei saa. Ma saan küll, aga ma ei tea, mis eesmärki see teenib. Ei, aga sa muidu peaks ütlema, et mu käsi on veega kaetud, osaliselt veega kaetud, aga... Vee all on veega ümbritsetud. Aga see on võib-olla, see ei ole enam naljakas, aga et see on ilmselt nagu tule ja põlemisega, et kui mingi asi on nagu... Tule põle. Siis ta tuli ja põli. Oota, tulega on veel... Põlenud, et märg on nagu põlenud ja see ei ole enam tuli, mis on põlenud. Okei, see paid mingi järgmise päris reitsi leveli juurde. Esiteks vesi jäi põle. Tule põle, tuli põli. Ma väiksin maal vanaema juures, kui olid siuksed väiksetormid, nagu meil siin üks päev just oli, siis... Mis asjad? Kas sa ütlesid ilma T-täheta torm või? Äiksetormid. Mulle jällegi see R ja M-i koostus hakkas see kõrvu. Tormid. Äiksetormid, nii. Ühesõnaga elekter läks ära maal ja siis tuli tagasi elekter ja siis ma ütlesin alati, et tuli. Et nagu tuli läks põlema ja tuli tagasi nagu, et tuli. Aga põhiline on ka see, et ega elekter kunagi päriselt ära ei lähe. Ma ütlesin, et see on hea mõte võtta see naissaatejuht ka. Nii palju rohkem leveleid tuleb, aitäh sulle, Kata. Päriselt elekter ei lähe ära. Ta lihtsalt ei jõua sinuni. Kuskil ta on. Ja nii on ka mõnikord inimestega. Just, ta kuskil on. Ma hakkasin ka sinna minema. Nii lähedal, aga samas nii kaugel. Kas on meil miskit siia lisada? No mul on samal tasemel närvi ajav mõte nagu selle lambalihaga. On üks iidne nali, mida kõik omavahel jagasid. Ma panen meile valmis naerma. No lapsepõlves peamiselt, aga see mõttes arvestades nalja sisu, ilmselt siis mitte ainult lapsed ei jaganud seda, aga siuke nali oli nagu... No see on naljakas, aga... Tähendab, Einar ja Janar kootikumid. Aga see ei ole sellepärast naljakas, et ja on sidesõna, see ei ole jah nagu. Oota, nagu Einar... Ei ole ei ja. Einar ja... Janar. Ja Einar, Janar. Ma ei saa vist kirjutada. Nagu, ma tean, et see nali levis niimoodi, et Einar ja Janar kootikumid, siis esiteks mind häiris see, et mis mõttes ei narkootikumid, vaid nagu narkootikumidele, et siis Einar ja narkootikumidele oleks õige, aga see ja
ei ole õige, sest et see on sidesõna. See ei ole jah. Ühesõnaga, see on ühe A-ga. Kui see on jaanar, siis ma olen aastaid ilma asjata. Sa oled kõrges eas jõudnud selle teise klassi naljani ja mõtlen, et see ei ole loogiline. See on küll naljakas. Ma võin olla kõrges eas, aga ma jõudsin selle nii kõvasti varem. Oleks seda näpuviibutust näinud? Mul ei... Aga te ei ole kuulnud seda? Ei, muidugi olen. Ma ei mäleta, et ma oleks seda niimoodi analüüsinud. Ei, ma ei ütle, et kas teie analüüsite seda samamoodi, vaid et see jaa mind häirib. No igastahes, kes selle nalja välja mõtles... Tule siia, jah. Kaital on küsimusi. Ja kirjuta kaua võib, et gmail.joju. Siis kui kindlasti te teate, mina olen ju filmikoolis käinud ja siuke ikkagi kõrgharidusega inimene. 3. õppisid. Mul on siiamaani kummitab üks lause peas, mis mul mingist loengust jäi kõrva ja silma ja siis sealt paberile. Vale leht on ees, et jumalaga. Nii, küsiti, mis vahe on märgil ja sümbolil? Ja siis keegi vastas kursuse kaaslastest, sümbol on semiootilisem. Ja see oli kõik, see oli õige vastus, liiguti edasi. Ja mul on siiamaani, ma tean, et ma ei ole nii eruditud. Ahah, aga... sa tahad, et me nüüd lahkaks seda või? Mis vahe on märgil ja sümbolil? Ja õige vastus minu mälu järgi oli, sümbol on semiootilisem. Ja sümbol võib olla minu arust mitte märgiline ainult, vaid see võib olla ka näiteks mingisugune tegevus. Märgil, semiootilisem. Minu pakkumine on see, et sellel sümbolil on nagu mingi tähendus. Et märk võib olla lihtsalt mingi... Märk näitab liikluses kiirust, kui palju sa sõidad. Aga kas see ei ole siis ka, liiklusmärgid ei ole semiotilised? Aga mida mõeldud see märgi all selles mõtles? Ma keskendusin ainult sellele ühele. Aga kas liiklusmärgid on ka siis semiotilised? Ma ütleks küll. Näed, lahkarvamus. Kui need oleksid semiotilised, siis kas seal jääks ju mingi tõlgendamisruum ju? Nagu veits, et igaüks saab tõlgendada neid liiklusmärke. Nüüd hakkab see 4. korrusel õppimine ja vaikselt tunda andma. Mul hakkas higi voolama juba otsa. Kuule, see tegelikult ju väga hea kokkuvõtte sellele, sest et ma sain nüüd aru tegelikult tänu Odeni seletusele. Märgil ja sümbol, ehk siis sümbol on mitmeti mõistetavam äkki või? Ei saanud aru, ma ei julge öelda seda sulle praegu. Jah, niimoodi on, sest et Naan hakkab ringi käima teadmideks, et Oden siin õpetas mulle. Käed laiali. No ma siis jään sellega. Ja ma jätaks, võib-olla kuulajad kindlasti teavad, et kirjutage endale märkmetesse kuhugi, mis see õige vastus on ja saatke tagasi. Kuidas teil on, kallis Raadio 2 kuulaja, kui te olete oma elukaaslase, musu või sõbraga vahepeal kodus? Sõber on külas, mitte kodus, või siis te olete korterikaaslased. Sina oled külas, sõber on kodus. Jube hästi panid selle palli veere või... Aga ilusti järgib siis meie saate Kanakott stiilijuhist Raadio 2. Lähme edasi. Võimalikult halvasti kõlavad sissejuhatused teemadele. Tahtsin jõuda oma lonkava jutuga sinna, et kas keegi on viisakalt öelnud keegi sulle kodus halvasti? See oli meie segmendi nimi. Viisakalt solvangud. Tahtmatult solvand. Võib-olla see tahtmatud solvangud oleks ju ka katusteema, sest et see ei pruugi alati kodus olla juhtunud. Jah, just. Ega ka musuga tingimata. Musu. Ma pean rohkem väljas käima, jah. Sul kõik asjad juhtuvad musuga viimasel ajal. Siis kui saab open mic'idel käima hakata jälle, siis on ei, kas teil on ka nii, et oled musuga? Nii, aga Kaita, kas sul on, mis see oli? Mul juba läks meelest. Huvitav, et sa küsid, on küll. Tahtmatud solvangud, just, tuli meelde. Äkki sul on siin ettevalmistamata rubriigis nüüd, kui sa küsid, siis täitsa tuleb meelde küll, et isegi paaril korral on minuga seda juhtunud, et keegi ütleb, et sa näed nii hea välja, et eelmine kord sul oli vist küll päris paha olla. Kuigi tegelikult ei olnud. Ei olnud, jah.
Polnud isegi väikest siukest oksekirmet põsel enne, et oleks nagu õigustatult. Kas see tähendab kohe, et paha on olla? Äkki ma lihtsalt kettisin. Mulle on öelnud niimoodi üks tuttav, et no mul on hüüdnimi on Väike Paks muidu. Ja siis ta ütles, et mis väike ja paks? Sa ei ole üldse ju nii väike. Seda sõpra enam ei ole. Pole teda näinud aastaid. Mulle vist, see nüüd ei olnud isik, aga see oli auto, kes mulle tegi väikse solvangu. Sõitsin kruusateel vist 3 aastat tagasi. Ja auto oli aga siis võib-olla sina solvasid teda enne? Ja, just. Auto solvasin? Tahtmatu solvangu sellega, et ma sõitsin autoga, temaga sõitsin kruusateel. Nii, 3 aastat või 4 aastat tagasi. Seni olen enda arust olnud väga heas vormis inimene. Ja siis auto otsustas teha mulle reaalsuse kontrolli. Sõitsin kruusateele ja siis tunnen, kuidas siit küljed tagant hakkavad rasvad värisema. Tead, kõik meeskuulajad teate, kuhu see rasv kõigepealt läheb, kui sul õllekõhtu ei ole, tuleb see selga. Mattias on siis õrnalt puudutab praegu oma alaselga 2 käega. Mina ütleks, et see võib olla vabalt kanakott, mis sa ütlesid puendi juba 3. saates. See ongi see kanakott, mis seal võdiseb. Meil on logo olemas. Me peame uue puendi kirjutama kogu saatesarjale, et mis lõppu sul tuleks. Tegelikult mina ei tea täpselt, mida sa seal mõtled, sest minul koguneb kõik kõhtu. Okei, sinna ka, kurat, mul tuleb igale poole. Aga ükskord, kui ma jooksin, siis tundsin, et mul nagu tissis veits hüppab üles alla. Probleem oligi selles, et sa ükskord jooksid. No ma jooksin poodi õlle järgi. Tead, kuidas kutsutakse neid? Neid kutsutakse missideks, sest mehe tissid. Miss või? Missid. Sul on ka missid, mul on ka väiksed missid. Misunderstanding. Noh, tere. Hei. Tere. Stuudios on Mattias Naan, Kristjan Oden ja Kadri-Maria Mitt. Kuulge, mul siin üks tuttav jälestab varbaid. Nagu talle ei meeldi paljaid varbaid näha ja üleüldse mitte enda omasid ta eriti ei taha näha ja kellegi teiste omasid veel vähem. Kuidas teil on suhted varvastega? Väga head. Vist on ka, pole sellist päris sükest hate-suhet. Mul ka nagu ei ole nende vastu midagi. Nad on küll üsna nagu äbarikud tegelikult. Vaata, muud kehaosad on kuidagi ikkagi nagu... Hästi ilusad. Noh, nagu nad on vähemalt nagu välja joonistunud või nad ei ole mingisugused nagu väiksed krõnksus, mingisugused, ma ei tea, kui sa vaatad oma varbaid, siis sa näed udu kogu lihtsalt. No ja väike varvas, see on täiesti mõttetu ju. Kuule, praegu tuli mõte. Sinu varvastest saaks ideaalse kanakoti logo, sest et see vastab kõigile kriteeriumitele. Ei, meil on need Mattiase armusangad lähevad sinna. Armusangad just. Need on küllaltki konkreetsed, mulle tundub. Väike tramp-stamp siia kõrg keskele. Liblikas, jah. Liblikas. Aga oota, aga kas... Mulle meeldivad oma varbad. Aga kas te ka üllatute salaja vaatate, millised inimese varbad on, kui esimest korda tekib võimalus? Te oled umbes nagu sõbrunenud inimesega tuttavaks saanud ja siis, ma ei tea, töökaaslasega või kuskile lähete esimest korda riietusruumi, nii et on vaja näha varbaid. Kõik asjad, mis sa ütlesid, olid minu jaoks nagu ma pole elu sees kogenud midagi, ühtegi neist asjadest. Aga nii, ütleme, et... No ma saan aru, mõned varbad on küll natuke robustsemad kui teised. Mina alati üllatan, kui ma näen kellegi varbaid, siis mul on nii, et nagu, siuksed varbad. No jah, siis sa kunagi ei mõtle, et huvitav, millised varbad tal võiksid olla. Ja siis sa näedki neid, siuksed on. Mõnel on vaata see, nagu see varba pöial on nagu hästi pikk, vaata siis... Varba pöial? Mis asja see? Pöial, ma mõtlesin, et see on mingi... Kas teine kasva varba küljest veel üks väike pöial? Ja siit külje pealt niimoodi. Kui te suurt nagu jalapöialt, varba pöialt ei ole, siis te ei saa ju purki käes hoida. Vale sõna ütlesin,
Oota, aga sinu musu oli ju see varbaspetsialist kuidagi, et varbaga paneb mingit telku kinni või? Ei. Kellegi teise musuga ajad sassi praegu. See oli mingi teine. Ei, õigus, see oli keegi teine, jah. Minul on näiteks, vaata, see mitte see varbapöial siis, vaid see järgmine sealt nagu auastmelt. Nüüd ma saan aru, kus segadust oli, mõtlesin varbapöial. Aga no sa selgitasid ära siin... Oleks öelnud jalapöial veel. Väike saade oleks nii palju igavam, kui sa erudeeritud oleks, nii et ma olen tänulik. Need on tavaliselt väikestel lastel on, meil kõikidel on varbapöial siuke väikene nagu vistrik on, seal hakkab siuke alge nagu, mis hakkab suurele varbale külje pealt sealt välja kasvama. Aga kõik on nagu väiksena vaatavad, et mis see on, vaata nokivad ja siis tahavad ära pigistada vaata alati. Ja siis ongi enamus inimestel ei ole varbapöialt, sest see on ära pigistatud lihtsalt väiksena endale. Aga sellega sa tahtsidki sinna jõuda oma selle teise auastme varbani? Jaa, ma tahtsin sellega ja jõuda selle oma teise auastme varbani, mis on minul pikem kõikidest. Mul ka. Ja tead, ühte artiklit lugesin, et varba pikkuste järgi saab ennustada sinu rikkust. Ma ei pea isegi ennustama, vaid ma teadlen oma rikkuse, et ma ei pea neid varbaste pealt vaatama, aga sisuliselt selle artikli nagu ütleme siis loed läbi ja siis võtad soki jalast, lööd pangas selle jalaleti peale, et tšeki värkina. Mõõdulind. Kus mu miljonid on, jah. Selle teooria järgi oleks mul lihtsalt mingid kõndid nagu. Polks jalgugi all. Vaene sant. Vabandust kõigi ees, vabandust. Kanakott. Naljad, millest inimesed aru ei saa, mis meie arvates on naljakad, see on järgmiseks meil jututeemaks ja meil kõigil tuleb ette, ma arvan ka täiesti nagu teil, kallid inimesed, kes te armastate seltskonnas võib-olla natuke nalja visata, ikkagi tuleb ette olukordi, kus ütleme ei tule sellist oodatud naerupahvakut vastu ja samas jääd mõttesse, et mille siis asi, et tegelikult nali oli väga ju nagu okei enda arvates. Just, ja miks selline teema, sest sujuvalt stuudios on Kadri-Mari ja Miit, Kristjan Oden, Mattias Naan, oleme ka nii-öelda siis, ei taha siin nagu hüpata, aga hobikoomikud. Ja Kanakott on see saade, mida te kuulate. No, aga minul oli siukene... Tere. Jah, tere. Minul oli siuke tähelepanek kunagi, et Siiri Sisaskil oli album. See nüüdseks on nüüd eelviimane album, mitte päris viimane. Ja selle albumi nimi oli, või on see endiselt Hommikupuu. Naan sai aru, on ju? Ma mäletan ka seda. Kas see oli päriselt tal või? Ja see album on päriselt ja see oligi, sellepärast see oligi nagu nii vahva, vaata, ma olin nii õnnelik selle leiu üle ja tegin korra, 2, tegin 3. korragi ja täielik vaikus. Kõik vaatavad nagu, mis see siis nüüd siis oli. Aga Hommikupuu, kui nüüd tõlkida see ümber inglise keelde, siis ta peaks olema morning wood, võiks olla ka ju. Võiks olla, või siis peaks olema hommikupuit. Nali ei toimi, sellepärast ei toimi. Aga kas need 3 korda, kui sa seda esitasid, kõik olid Siiri Sisaski sünnipäevadel? Äkki? Jah. No vot, Kristjan, siin on sinu probleem. Jah, tal oli iga nädal. Tollal. 3 nädalal järjest oli tal. Sai vanemaks. Hommikupuu oli väljas, on vaja virutseda. Teeme sünnipäeva. No aga teil ei ole küll kunagi midagi juhtunud. Ei ole. Te kunagi miskit tulnud. Ma siin proovin nüüd mõelda, kas tõesti... Kas midagi, kui ei ole, siis ei ole. Siis tuleb leppida sellega, et oled ülihea koomik. Hoiame lippu kõrgel ja jätame illusiooni. Et mina üksinda siin häbistan ennast ja naeru väärista raadioeelis. Ei ole, see on ausalt, see on ainuke asi. Mina esimeses saates ka rääkisin ühe, nii et kes ei ole veel kuulnud, mingu tagasi kuulama. Ei, see oli eelmine kord. Esimeses saates. Mingi ajast tagasi kuulama. Mingi ajast tagasi, pange käima saade, kui te ei ole seda veel kuulnud ja siis saate siis ka kuulda seda omakorda ebaõnnestunud ettekannet sellest ebaõnnestunud naljast. Ja kellel on raadio, kus saab nuppu keerata, siis kui te keerate nuppu hästi-hästi pikalt tagasi, niimoodi siis ongi ajas tagasi. Nagu on tegelikult kõikide nuppude puhul kehtib sama
aga ma siis annan lubaduse järgmine kord toon mina siis ühe väikse pitikese. Mis naerma ei aja kedagi. Tõenäoliselt väga toimis, aga ma siis valetan teile, et see ei toiminud. Sest veatu professionaalikud. Või vähemalt mõtle siis välja. Jah, mõtlen välja. Kallid kuulajad, katsuge nüüd ennast sellest mõnusast suvisest soojast ilmast tuua sügavale pimedale keldrikorrusele, kus Mattias Naan 17-aastaselt istus, jõi teed, pikad juuksed, õlakott oli tooli kõrval maas, mõtiskles elu üle ning pani kirja luuletusi ning mudis samal ajal küünalt, ehk siis, et me oleme jõudnud rubriigini Mattias mudib küünalt. Mudi. Meil ei ole introt sellele, ma mõtlesin, et saame selle kiiresti teha. Kolleegid. Mattias, ära ole kade, löö lauale see klade. Poees ja klade. Nüüd on huvitav küsimus osastavas käändes. Vesi. Klademe. Klademetes. Aga ma teen siis igaks juhuks veel puust ja punaseks ka minu nooruspõlve luuletused. Jah. On ju? Algavad nüüd. Kordan üle. Ma hakkan pihta siis. Jah, esimene luuletus. Algab nüüd. Naised on võim. Represseeriv võim. Konkreetne vähemalt. Selline miniatuur. Oota, see konkreetne vähemalt, see oli ka luule... Ja see ei olnud minu märkus. See on suurim kompliment, mis võib kuulda, et kas see oli ka luuletus? Ei, ma ikka oskan... Kunst peab olema arusaamatu, on sinu mõte. Just selle tüübiga tahaks isegi kohtuda. Samas see oli nii lühike, sa võid äkki võtta sealt mõtlen siit, aga see pakub mul ainult rõõmu. Seksikate inimeste kõrvad unustame. Kõrval äkki. Kõrval. Seksikate inimeste kõrvad unustame, kui vaatame päiksesse. Sul on peas see. Seksikate inimeste kõrval unustame vanemad lapsepõlve aja. Kõik koondub ühte kohta. Kas siis üles või alla? Naistel üles. Jutumärgid, miks mitte mina? Meestel alla. Kus ruumala muutub, on see võimalik? Saite aru, jah? Ei saa midagi. No saime ikka aru küll, jah. Ruumala. Väga ilusti öeldud. Seal, kus ruumala muutub. Sinu muisu on väga rahul sellega kindlasti. Niimoodi seda ära võlusidki, jah. Ja ruumala muutusega. Ruumala hõivega. Nii, järgmine luuletus või see on päris pikk. Aasta võis siis olla 2005 või 4 või 6. Ma olen tähele pannud, et mingist vanusest inimestel tekib see, et aasta oli siis. Ja see on üsna noor tegelikult, kui hakatakse seda ütlema. Aga huvitav, kas see samaaegselt tekib ka see, et sa hakkad rääkima selle endise selle teenindusmaja või endise bussipargi juures. Endised kohad muutuvad, jah. Omal ajal. Ja. Nii, järgmine luuletus. Kui paberinurk on murdunud ning sellest tuleb tüli, on midagi paigust ära. Kui pähe saad, sest toas põleb tuli, on midagi paigast ära. Kui sõim võetakse lihtsalt õhust, on midagi paigast ära. Kui armastus ei käi kõhust, on midagi paigast ära. Kui kodus pead olema suletud, kinnine ja üksi, on midagi paigast ära. Kui hirmust täis on tehtud püksid, on midagi paigast ära. Kui aga armastus on dominantne, siis on nii okei, et sure või ära. Õnnelik lõpp oli ikkagi. Aplaus. Super. Tundub, et noor Mattias neid kordusi ikkagi oskas kasutada enda... Sellega saab ilusti seda ruumala... Ja, ikka lehe kirjutasin täis. Massi saab sellega. Massi saab sellega. See on ka kunsti puhul üks olulisemaid. Ta oleks palju. Mahtu oleks, jah. See oli siis rubriik... Mattias mudib küünalt. Legid tee.
mäng on teemaks. Stuudios on Mattias Naan, Kristjan Oden ja Kadri-Maria Mitt. Eelmine kord kuulutasime suure hooga välja, et vineerplaadi võiduvõimalusega mängu, aga meil läks meelest ära selle mänguga tegeleda, et me loosime hoopis ühesõnaga, teeme uuesti, et vineerplaat on endiselt saadaval, aga selleks mine Raadio 2 storydes, otsi üles seal meie saate story. Instagrami story. Instagrami peab minema, jah. Instagrami story ja siis seal on kana ja tõmba kana. Kui see sul ees on, küll sa aru saad, mis sa tegema pead, tõmba kana ja siis sa osaledki selles vineerplaadi loosimises, millelt me võib-olla võiks korraks kuulata ka, kuidas see kõlab. Ahah. Isegi ootamatu kõla vineeri kohta. On tõesti nagu kõlab natuke nagu klade, võiks isegi öelda. Jah, siuke 2004. aasta kaustikku. Ja no see on selline suhteline. See on vineer on maitse asi. No öeldaksegi, et see on nagu Napoleoni kook puust. Öeldaksegi, et nagu värske vineer kõlab umbes sama nagu umbes Mattias täis kirjutatud klade. 2003. aasta siuke old school klade. Vana ütlus on, et kuidas on, värske vineer kõlab puiselt. Osalege loosis on selle loo moraal praegu. Tõmba kana. Sest et kui ikkagi aju ei suuda meenutada, mida me siin teinud oleme, siis tuleb tõmmata kana. Siis tõmba kana. Kas liigume, mis meil on meil hetkel töölaual? Hirmsasti kibelen, et jälle ajaloost rääkida, sest et see on ikka teema, mis mind väga huvitab. Juba on põnev. Ja kus kohendan prille ka. Ma ennast harida proovin nii palju, kui sellised kiired, lühikesed nupukesed internetis võimaldavad. Ja seekord mul on isegi 2 sellist huvitavat punkti. Kui varem oleme me rännanud vaid mõnesaja aasta tagusesse aega, siis nüüd liigume tagasi aasta tuhandeid. Dinosaurustesse. Mis nad olid dinosaurustega? Neil oli selline kombeks, et nad panid mütsid pähe, kui läksid sauna. Võt, nüüd mul ei olegi midagi lisada enam. Aga liigume Egiptimaale. Teeme intro ka. Vabandust, intro ka, jah. Vanad asjad. Vanas meenutab teil silmi ajast. Luukerele ütlesin Tartu maante välja kaevast. Tere siis ajaloorubriigist. Ja egiptlastel, muistsetel, siis ütleme, ma ei tea, mis õige termin on. Enne muistsetel. Retro. Ütleme retro on vist kõige täpsem termin. Neil oli hästi juba siukene põhjalik tervishoiusüsteem nendel inimestel, kes siis neid püramiide ehitasid, kuigi võib muidugi vaielda, kes neid ehitasid. Aga näiteks, et oli nagu haigekassa isegi eksisteeris, et kui naisel või tütrel oli näiteks menstruatsioon, on leitud tõendeid, et siis mees sai täiesti makstud puhkust selle aja eest, et sai minna koju hoolitsema oma naispere eest. Ma mõtlesin, et anti nagu reisi jaoks raha, et võib vabalt eemal olla sellel pingelisel ajal. Vabandust. Ma mõtlesin, et võiks samamoodi olla, et Soomest tulevad need tüübid vahepeal tagasi korra kuus teed teha või. Aga mis seda arvestus siis võis olla, et kuidas sa lugesid, et mitu kivi oled ladunud, nii palju saad siis haigekassat äkki või mille pealt? Seal see lühike interneti, see nupuke ei kirjeldanud. Okei, selge. Aga see on võib-olla selline üldine foon sellele, et neil oli tõesti hästi siuke põhjalik tervishoiusüsteem, et ka näiteks arstidel oli selline nagu siuke võrgustik, et oli näiteks hambaarstide arst ja siis näiteks naisarstide arst, et ühesõnaga arstidel olid omakorda veel arstid ja nagu kõik ravisid üksteist ja olid nagu väga pädevad selles. Püramiidi skeem lõpuks, et see kes on hambaarsti arst. Ei pidanud enam üldse arst olema. Ta võis olla lihtsalt tänavalt ta oli Vaarao. Ja siis kuhu ma selle jutuga tahan jõuda, sest et
meil on ikkagi täiskasvanute saade ja eelkõige täiskasvanulik saade. Et siis ma leidsin lihtsalt huvitava termini ehk siis arsti kohta, kes oli proktoloog. Mattias vaatab sihukese näoga otsa, et ma pean selgitama, et ühesõnaga, et kõik probleemid, mis puudutavad seda toru, mis algab sinu suuga ja lõpeb teises otsas. Et no ütleme hemorroidid, songad, ühesõnaga kõik kaks esimest näidet seedeelundkonna kohta. No, hemorroidid, songad. Isegi mitte seedeelundkond, vaid ütleme pärakuga tegeles see arst. Tagaukse arst, ütleme kuidagi. Kuigi ma ei armasta väga siukseid ümbernurga termineid, aga raadioeetris. Aga tagaukse terminid ikka võivad ju. No ma ei hooli. Ja kuhu ma selle kõigega jõuda tahtsin, on see, et siis otsetõlkes proktoloogi nimetus oli pärakukarjus. Ei olnud. Selline huvitav tõik siis ajaloost. Mingi eestikeelne väljaanne kirjutas. Ei, inglisekeelne. Otsetõlge on see siis. See oli Shepherd of the Anus. Vaata kui kaunis see oli otsetõlge siis sellest originaalist. See on väga kaunis väljend. Et inimene, kui sa siis näiteks... Kas ta on saksa lambakoer ka oli või? Kui sul tuleb meelde, et sa oled kedagi kunagi päraku karjuseks sõimanud, siis nali käib hoopis sinu pihta, sest tegemist oli väga haritud inimesega, kes töötab auväärsel positsioonil ja teenib head raha. No. Tead, tegelikult mul on meenub üks ka eesti sõna, selle peale nüüd meenus siin, aga nad ei ole... See on ka ajalooga seotud, sest meil on rubriik. Just on ajalooga seotud, mitte karjatamisega otseselt. Tegelikult võib öelda küll ka võib-olla mingis mõttes on selline sõna nagu pulgajunkur. Mis te arvate, mis see võib tähendada? Mingi tsirkusest keegi. Ei, see on Eesti. Kas see läheb sinna proktoloogi piirkonda või? Nope. Mõtlesin, et uroloog äkki. Mattias, sul on ka uro olemas. Kes seda karjatab sul? Pulgajunkur, jah. Mingi luuletusi kirjutab. Meeste arst äkki. Ei no, seda Kaita pakkus just. Ei, no ma ütlen ära, te meeste arst äkki. Te mõtlete kohe nii... Aga kas Mattias äkki oli pulgajunkur, kui ta sinna kladesse kirjutas luuletusi? Ei olnud. Mattias ei ole kuna... Võis olla küll, sest et ma siis selgitan, pulgajunkur vanasti öeldi ka mõisniki kohta ja mingi aeg see siis muutus selliseks, see tähendus muutus selliseks nagu gigolomeheks. See võib ka olla siis, kui sul on kuulus pruut ja sa ise ei ole suurem asi, siis sa oled ka... Et jah, Mattias, jah. Et ja Mattias võis olla noorena pulgajunkur küll, aga see on niisugune nagu naistemees, vaata selline... et mitte jungutad pulka. Jah. Või just jungutad. Jungutava. Noh, mis Mattias, jungutad pulka sinna. Ema sees peale. Mudin küünalt. Käib saade Kanakott. Stuudios on mina, Mattias. Ja mina, Kadri-Maria. Ja mina, Kristjan Oden. Liigume meie isekalt minu perekonnanime järgi nimetatud rubriiki Nonsense. Jah, see sellepärast, et Odensens mitte miskit ei ole ma mõtlesin, mida saaks Mitsens, ei tea, me ei hakka siin praegu. Räägime nonsensidest, need on sisuliselt on nad lollid naljad lihtsalt. Jah, tihti peale, ütleme inglise keeles on niisugune väljend nagu pun ja niisugused nagu dad jokes, mida isad teevad. Mõistatuse vormis rumalused. Ja nagu pun kook ja mingid niimoodi. Just, ma küsin teilt, kuidas kutsutakse Kalevipoja abieluvälist poega? Kalevi sohipoeg. Sohnilaps. Sohnilaps. No sul on nüüd kohe jällegi üks nali, mis ei tööta sinna rubriiki. Tuligi. Kas nüüd tuleb järgi üllatusena, et nonsensist peab olema naljad? Ei, sellest aru võiks saada. Ei, kes ei tea siis, saan teid harida. Kalevipoja päris nimi on Sohni.
kuskilt mälumängust jäi meelde eluaeg targutan igal peol. Nüüd on minu kord häbi tunda. Ma igal peol viin vestluse Kalevipojani, et ma saaks öelda, kas on nagu poeg. Sohni, jah, sohn on saksa keeles, vist on poeg. Tähendab, ma ei tea, kas see nagu aga kui ma eksin, siis palun vabandust ja kirjutage meile kaua võivad.gmail.com. No veel naanseid või? No ma pakuks siis ka ühe siukse nagu küsitava väärtusega, et see on, tähendab siis, kes on Ted Bundy talvehooajal kuulus sarimõrvar siis, kes kindlasti väärib seda, et temast räägitakse. Talvehooajal või? Jah. Talvehooajal, oota, Ted Lundi, ei, nagu ei. Lumised teed. lumiseb teedukell. Ei, lumised teed pandi. Väga hea, aga kahjuks ei saa õigeks lugeda. Nii, okei. Mattias, äkki sinult tuleb nüüd õige vastus kohe naelapea pihta. Ted Bundy, Ted Snowy. See ei ole, see on isegi, ütleme, ma ütlen selle ära. Saali Bundy. Ossa. No okei. Jah, see oli loll neile küll. Ta oli halb ka. Täidab kriteeriumid. Panen siis ka omalt poolt ühe letti, et niimoodi nimetatakse uksega paugutamisel tekkivat heli. Põmm. Mõtle uksega. Uksati. Uksega uksendama. Uksendamise hääl. Ukse tulestik. Kõik väga halvad pakkumised. Ütlen, õige vastus on uksepiit. See ongi noorte värk. Ei, see oli hea tegelikult. Nimetage mulle ansambel, mis koosneb väikesest hobusest ja tähestiku 13. tähest. Poni M. Just. See oli lihtsalt mõistatus ja mitte nali. Aga mina... Mul sõrmed... Mis see järgmine kord hakkame ristsõnu lahendama siin? 4 tähega. Aga mina lammas, nagu ma olen sõrmed juba käisid, silmad vilasid. Ei väike hobune panid poni ja... Näitab, kui enesekindel sa oled. Aga mina sa isegi kontrollid. Äkki ma mõtlesin poni B. Ja. Nii. Ma sain alles hiljuti teada, et see poni ongi nagu eraldi tõug. Tähendab, välimuse järgi ma sain aru, et need väiksed on teine hobune, aga ma arvasin, et see nimetus poni ei ole nagu päris nagu... Ma mõtlesin, et poni on nagu väike hobune. Nagu varss. Varss, jah. Varsa kasvanud. See näitab, et ma ei ole üles kasvanud maal. Mina panin kohe selle pildi kokku, et need on tegelikult täiskasvanud hobused, kes on lapsepõlves suitsupeid teinud. Sest nad on kasvukindlad. Sest nagu poni ja koni oli kuidagi veel nagu loogiline. Tule, mis juhtus? 4. klassis hakkasin toobi tegema. Mõtle käi. Kabjaga paneb selle päru suu juurde. 2 kabja. Palants kabera. Tsirkuse muss on taustal. No aga veel nonsensi või ei või? Võib liitida. No aga ma siis küsin sellise küsimuse, et arvestades praegust siin automotiivide arengut, et mis te arvate, kes võiks olla järgmise Kiirete ja vihaste filmi peaosas? Mis nimeline näitleja? Karmen keegi. Mul läks aju sinna, et Audiga midagi. Sest see on, Audi on vana ja Kiirete vihaste põhi või mingi asi. Diisel Audi A6. No ütlen ära, te ei arva seda. See on tegelikult jumala lihtne. Vin hübriid. Okei, mul on... Kuidas tõlgiti üks Jim Carrey filmi pealkiri Jamaikas? Jamaikas. Ja Jamaikas saadeti kinodesse. Jamaikal, okei. Jamaikas. Vabandust, et ma olen 4 klassi haridust. Lisaks oli Maika seljas. Ma mõtlen kah, et see tõlkijal oli Jamaika seljas. Parandan ära selle. Jim Carrey, mis tal siis oli? Mis film? Mask oli, jah. Mõlemad oli Mask. Jim Carrey kõige kuulsam film.
Space Ventura. No ja siis paned kokku need kaks jamas. See film, mis Jim Carrey film oli. Kas see oli tõsine film? Ei, see oli naljafilm, see oli Jaaman. Sest tal oli Yes Man. Yes Man. Jällegi vabandust, sest ma tean, et seda vist ei tohi ka öelda. Ja. Oleks veel... Või no see on stereotüüp. Steel drummi pannud taustale mängima veel. Okay. Ma ei tea, no mul on siin üks pähkel veel. Ma mõtlen, kas ma jätan selle... Pane üks. Panen siis ära selle. No see on tõesti, te ei arva seda ära. Aga see on selline no, siis. Nii, juba olen põnev. Ta on teatud sorti hunt, aga ka karu nimega kahjur. Kahjur, hunt, karu nimega karu... Karu nimega kahjur. Karu nimega kahjur. Murakaru. Mürakaru. Pane hea kahjur. Mitte karu see sõna, vaid karu nimi. Aha, karu nimi on mõmm. Jäämõmm. See on need, kes põhja pool on. Jääpurikas. Ei ole. Jääkahjur. Ma arvan, et kahtlustan siit ei tule, aga ma tahaks neid malaseid valesid variante. Pähpuh. Oota, mis karul veel, karu kohta veel öeldakse? Ta on hunt ka. Mesikäpp on, öeldakse karu kohta, aga ta on hunt ka, siis ta on nagu hunt mesikäpp. Õige vastus. Olemas, lahendatud. No. See vastus on kojott. Oi jumal, oota, mul tuli siit meenus üks, see on, ei meenunud. Proovin vastata. See oli midagi raamatukoiga seotud kuidagi, mingi asi. Okei, no. Vaatame jooksvalt. Andke andeks. Olen mina ja saade, mis te kuulate, on Kadri-Maria Mitt. Super! Te olete Mattias Naani sagedusel. Ja ka Kristjan Odeni sagedusel. Stuudios on Mattias Naan, Kristjan Oden ja Kadri-Maria Mitt. See on meie saade. Ja on reede ja panem vaimud valmis ja... Kindlasti sõidate autoga kuhugi või siis ei sõida. Tulete kuskilt. Jah, lähete kindlasti mingisugusele festarile, mis ära jäeti. Aga hambad ristis ikkagi lähed kohale, ma telgiga. Lähete kohale, paned telgi püsti ja ütled nii, kõik on safe, kile on minu ja karu vahel. Jah, mina tahan oma raha takata. Mis siis meil on? Meil on üks alamrubriik. Alamaterjal. Mis on alammaterjal, mis käis Nonsensi alla, kui te mäletate. Mis on siis põhjused, miks me rikkad ei ole. Just. Kus raha on? Lollid ärideed. Ja sujuvalt lähmegi nende juurde. Kas tundub, et ma olen esimene, kes... Ja ma võin teha kiire. No, pane üks. Ma tahaks teha siukse toote, või tähendab, võiks teha, oleks võinud teha ja ka ei teinud prill-laua jahutaja. Et kui on mingi külalisi hästi palju sul kodus külas ja äkki serveerid mingit toitu ja siis läheb mingi hetk WC ukse juures üks konveieriks. Hakatakse istet sooritama. Hakatame istet sooritama. Sest kõik on hoidnud selle külaskäigu ajaks. Just, jah. Nagu meil kombeks kõigile. Tere! Väike külakolt teile. Nii. Kui sa pakud lahtistit oma külalistele alati vastuvõtupits on... Ühesõnaga, jahutaks selle prill-laua maha, sest üks kõige ebamugavam tunne, ükskõik kui lähedane sa inimesega oled, on veidikene see tunne, kui sa istud WC-potile. Hakkasin kahtlema, kas see on halb sõna või ei ole. WC-pott, täiesti legitiimne sõna. Istud potile ja siis tunned seal eelnevalt istunud inimese kehasoojust seal prill-laual. Ehk siis oleks mingi nupp, et vajutad selle enne peale jalaga, 5 sekiga tõmbab kristallseks selle. See on sarnane tunne nagu lehmasoo ja piima juua. Et on ka ikkagi, tahaks ennem, et oleks jahutatud. See tundub ka jälle hea selline eesmärk, kuhu meie
häviva maailma ressursse kulutada. Hakkame freoone pritsima jälle. Sest et minule ei meeldi, kui on. See on mingi Ragnari kintsu soojus, ma ei taha seda. Ja. Nii, järgmine halb äriidee. Nii, mul oleks siis pakkuda hästi suured, aga vastikud puljongikuubikud. Prügimagi. See on päris halb idee, jah. Samas see on nagu või tellis, et sa võtad nagu nurga sealt maha puljongiga samamoodi, et kastad ühe otsa lihtsalt ette, leotad sealt ühe otsa lahti, siis kuivatad paberiga ära, pett. Aga jällegi, võib-olla see on väga hea sinul omal külalistele pakkuda. Siis saab kohe seda grillaua jahutajat testima minna. Oden, on sul pakkuda midagi lauale? Ei, mul on ainult juba head äriideed ja neid ma küll ei hakka ette ütlema. No hea küll. Nii, mul on üks, mis tegelikult ma võib-olla teen ära, nii et ma teengi nagu arhiveerimise mõttes, et see oleks olemas nii-öelda ajakoodiga, ajaloo, mis see sõna... Annaalid. Annaalides, just. Et panna sellised mullikile rullid diivani külgedele. Esiteks, kuna see kõlab hästi. Mullikile rullid. Mõlemale poole diivani äärt seina niimoodi rullid, nagu WC paberirull. Ja siis, kui on väike siuke rahutu hetk ja tahad vaadata telkut lihtsalt, siis võtad sealt veidi mullikile ja hakkad lihtsalt muisu saab enda rullist võtta ja tõmbad aina juurde ja et see oli äriidee või? Aha, okei. Ehk siis jah, põhimõtteliselt saate ise selle teha, võtate majapidamispaberi rulli. Aga vaata, kui hea oleks, kui saaks nagu korraga need kõik ära paugutada, need mullid. See on 2 inimtüüpi. Siis on mitu aastat oled rahulik. Ja siis järsku saab kile otsa. Paned sinna teerulliga sõidad üle näiteks. Teil tegelikult siia kõrvale võib-olla ütleks nende kehvade äritööliste peale või mis asi? Ma võib-olla ruttasin ette oma sellega. See on rubriik, kus me siis mustame inimesi, kes ei ole äris. Kehvade äriideede peale. Ma tahtsin, see on veits natuke nonsense ka, et arvake ära. Kuidas mina nimetasin mitteametlikult palka saav tööline. Panin talle sellise nimetuse. Kas peame vabandama pärast? Ei tea, siis see on nali. See on nonsense. Võiks ju mõne ära arvata ju. Mingi haltuuraga midagi. Ei pruugi olla ka. Haltuura on ju lihtsalt, mis see põhitöö kõrvalt teed. Ma ütlesingi, et ei pruugi. No, makstakse mustalt ja... Must. Ümbriku... No te olete päris kaugel, ma ütlen ära, te ei jõua siin, ma eksitasin ka. Sullitööline. Sullitööline. Ma võin presenteerida ühe veel. Presenteeri. Nii, ma ei ütle, et mis eksisteerivatest toodetest juba on halb toode minu meelest. See on teine rubriik. Nii et hakkame nüüd kaebuskirjad tulge, aga minu meelest nõudepesumasin kõige idiootsem äriidee kunagi tehtud. Lähed kellelegi külla, hakkad nõusid panema nõudepesumasinasse ja siis see, kes seal elab, ütleb, et kuule, ei ole nii mustalt küll pane, lase vee alt enne läbi. Ja siis... sa pead enne asjad ära pesema, kui sa paned need nõudepesumasinasse. Kas teil ei ole nii või? Ma ei tea. Ma olen täitsa üksi siin. Ja see veits oled, jah. Aga ma saan aru. Söö siis lõpuni. Keegi ei taha su seda prügimägi puljongi. Kui mul on seal kintsukondid on taldrikult, siis ma panen need prügikasti. Ei, mina panen kõik kontidega siin. Kondid puhtaks. Kui mul on lihtsalt mingit kastelõga täis taldrikki, siis ma pean ikkagi korraks laskma vee alt läbi, et muidu läheb nagu blä. See on sama, viid autopesulasse ja siis öeldakse, kuule, ära nii mustalt seda küll too, lase enne lapiga üle. Mõtlesin, sa pead mitte auto, sest rääkima ei kuulama, mitte auto. Mitte autost tähendab, muidu on leedu keeles ilma meieta. Ei, aga Mattias, vaata need, ma saan su sellest hämmingust aru, et ma näiteks olin väga hämmingus, kui naised, ühesõnaga tuli välja, et naised käivad ennem soojamaa nagu puhkusereisi, käivad solaariumis. Või ise pruunistuvat. Jah. Et see on ka midagi sarnast nagu.
sa ju lähed ju päikse kätte. Kaita, mis sina sellest arvad? Sina kui... Valge kui luik. Jah, ei ole käinud enne. Solariumis. Ma mõtlesin Soojamaal. Olen käinud, aga käisin küll pediküüris, sest keset Varbapöialt. Keset talve ei ole aga kas varbad siis ideaalkondisioonis. Varbad on ladina keeles pedi või? Miks pediküür, miks mitte nagu varbaküür? Ma ei tulnud selle peale, et seda küsida too hetk. Näpud on mani või? Maniküür. No need on põletavad küsimused, millele tahaks vastuseid. Palun järgmine kord ootaks sinult. Väikest esseed. We go together for show. Oi, see oli Kristjan, kus sa ikka keerad sellised naljad. Ja mõtlen, jaanipäeval teeme ära. Jaanipäeval teeme ära selle pulli. Sellised naljad ja rohkemgi veel saates Kanakott, kus stuudios on mina Mattias Naan. See oli hea nali. Kadri-Maria Mitt on ka stuudios. Aga alustame outroga siis, jah? Ja Kristjan olen. Mõnusalt, ummäraselt. Saade siis oli Kanakotike meil, hakkame tõmbama neid Kanakoti suud tõmbame kokku ja saade oli siuke nagu ikka, et mitte olulised teemad ja kuidas meil selle millega? Loosiga on. Loosiga on hästi meil. Loosi, minge siis sinna ja loosige kana ja ega siin vist ei olegi ennem järgmist reedet muud soovida teile, kui et veab neil, kes esmaspäeval tööle ei pea minema, nüüd te ilmselt juba praegu sitsite tegelikult kuhugi maale ära või juba olete ja tuleb päris hea pikk puhkus ja saab trallida ja ujuda vee sees ja saada märjaks, ent mitte vees olles. Ja, kas me kõik täname või ainult paar tükki meist täname kuulajat kuulamast? Täname. Ma tänaks ise väga nii mõndagi kuulajat. Nimeliselt. Ma vist ka. Tõnis on väga hea, et sa kuulasid. Reigole. Ja Lianale mõtled suur aitäh. Reigo ka kuulas. Aitäh, Liana. Aga mis siis muud, kui et Kanakotti ja järgmine kord näeme. Meie poolt siit siuke harmoonia 3 kõlaga. Tšau nüüd. Ciao.